Tere, mina olen Rauno. Ja mina olen Adele. Eetris on järjekordsed Tudeng TV uudised. Täna saates. Noored kooli haridusprogramm alustab 8. lennuga. Go Workabit pakub võimalust kooli kõrvalt tööd leida. Tartus asuvas Eesti Lennuakadeemias saab iga soovija proovida piloodiametit. Tudengiküsitlus. Kuu lõpus 5 euroga kohtingule. Kehras selgusid meistrid üliõpilaste saali jalgpallis. TLÜ karikaturniiri 5. etapis võeti mõõtu piljardis. Ja nüüd kõigest lähemalt. Noored kooli haridusprogramm otsib jälle tegusaid ülikooli lõpetajaid, kes tahaksid midagi suurt ja olulist korda saata nii iseenda kui ka Eesti haridussüsteemi jaoks. Kandideerimiseks on jäänud veel viimased nädalad. Liis Oja liitus Noored kooli programmiga veidi vähem kui 2 aastat tagasi. Ta täidab Tallinna Kunstigümnaasiumis keelekümblusõpetaja rolli ja on eeskujuks 14 teise klassi õpilasele. Juba ammu mõtlesin, et ma tahaks saada õpetajaks. Aga siis kuidagi, kuna ma kooli ajal tegin ka igasuguseid meediaasju koolis, tegime seal kooliraadiot, siis ma mõtlesin, ma lähen ikkagi õppima ajakirjandust ja suhtekorraldust ülikooli. Aga see õpetamine oli kogu aeg mul kuidagi kukla taga, et ma ikkagi vist tahan ja siis avastasingi Noored kooli programmi. Pärast programmis osalemist saavad soovijad kas edasi tegutseda koolis, jätkata õpinguid või suunduda teise valdkonda. Täna on aga Liis kindel, et tema tulevik on seotud haridusega. Ta jätkab ka õpetamist Tallinna Kunstigümnaasiumis. Mis teile Liisi juures veel meeldib? Miks ta on teistsugune kui teised õpetajad? No Liis on väga armas ja ilus. See Liis on tubli. Liiderprogramm ei püüdle vaid selle poole, et noored ainult õpetajaks läheks. Et õpetaja kogemus on analoogne juhi ametikohaga, siis on osalejatel edaspidigi head võimalused tööturul. Ent mis on muutunud õpilaste jaoks? Õpilaste jaoks? Siiamaani on tagasiside olnud täiesti üdini positiivne, et me just rõhutame sellele, et arendatakse sotsiaalseid oskusi, et kuna faktiteadmised on Eesti õpilastel tugevad, et seda on kõik testid näidanud, aga kahjuks on koolirõõm väike ja seda siis Noored kooli õpetajad üritavadki noortesse süstitada, et koolis on tore ja koolis tegelikult õpid ka kasulikke asju. Kui ka sina tahaksid õpilaste koolirõõmu suurendada ning ennast juhtimiskogemuses proovile panna, siis osale Noored kooli programmis. Kandideerida saad nende kodulehel ja selleks on sul aega veel täpselt 2 nädalat. Peale intensiivse õppimise ja koolis käimise on tudengid üsna tihti sunnitud ka tööd tegema ja raha teenima. Üsna hiljuti 2013 sügisel sai alguse startup nimega Go Workabit, mis võimaldab väga paindliku graafiku alusel minna, tööd teha ja siis lisaraha teenida. Täna ongi meil stuudios Go Workabiti tiimijuht Kerli Veermäe, et sellest vingest ettevõtmisest meile veidi lähemalt rääkida. Tere, Kerli! Tere, tere! Mul on väga hea meel, et sa meie stuudiosse leidsid aega tulla. Mul on ka väga hea meel siia tulla. Väga lahe. Ma küsikski kohe alguseks, mis asi on Go Workabit? Go Workabit on veebiplatvorm, mis siis ühendab ühelt poolt ettevõtted, kes siis pakuvad lühikeseks ajaks tööpakkumisi ja teiselt poolt inimesed, kes tahavad paindlikult lühikeselt tööd teha. Aga kust teil see idee tuli üldse? Kust ta kõik alguse sai? Idee sündis tegelikult ühe mu kolleegi peas ja ta rääkis seda Garage 48 üritusel, siis ta ise töötas enne Manpoweris. Manpower on suur personaliettevõte. Ja seal tihtilugu ettevõtted, kellele ta siis leidis töötajaid, küsisid ta käest, et mul oleks vaja homseks, ülehomseks 4-5 inimest, et kas ta saad aidata. Manpower ei saanud, kuna meil ei olnud andmebaasi inimestest, kes saaksid lihtsalt kogu aeg minna kuhugi tööle. Ja siis ta seal mõtleski, et peaks tegema sellise veebirakenduse, kus siis oleks ühelt poolt need inimesed, kes tahaksid niimoodi tööd teha ja teiselt poolt siis ettevõtted, kellel on vaja abi. Aga kas ei ole olemas juba analoogseid saite, mis pakuvad siis sellist juhutööd või lisatööd? Kuidas teie erinete neist? Küll on üritatud teha ja tegelikult on Eestis ka mingisugused analoogseid veebirakendusi, mis siis aitavad leida näiteks sinul, kui sul on vaja keegi sellest poodi läheks või su lume ära koristaks või sellised ülesanded, mis on hästi eraisikutele mõeldud, aga just, et päris nagu ettevõtted otsivad endale töötajaid, et selliseid saite, CV Keskus, CV Online võib-olla sa võid mõelda, et äkki
läheks sinna auku, aga no nad on ikkagi pikaajalise töösuhte loojad või vahendajad. Aga mis valdkonnas teil siis kõige rohkem tööd otsitakse või pakutakse? On välja kujunenud midagi sellist? Me ise oleme praegu hetkel keskendunud sellistele tööpakkumistele ja otsime neid ka oma keskkonda, mis oleksid selles suhtes lihtsad, et nad ei vaja põhjalikku ettevalmistust, sest et kuna meil on hetkel põhilised kasutajad on just tudengid seal saidil ja neil ei ole palju töökogemust ja üldse sellist mingit konkreetset väljaõpet mingi töö jaoks veel, et siis need tööpakkumised võiksid olla selles vastavuses sellega, millega nad siis ka hakkama saaksid, et pigem lihtsamad tööd, aga mida aeg edasi, eks siis vaatab, kuhu kohta see sait lõpuks areneb. Te olete viimasel ajal väga palju käinud Londonis. Mis teid sinna viib? Toimus selline üritus nagu Seedcamp Week. Seedcamp on üks Euroopa kiirendiprogramm, mis siis koondab endal startup'e ja siis aitab neid jõuda siis punktist A punkti B, mis siis on juba niimoodi suurem edu ja kiirem kasv ja kõike seda läbi siis maailma tasemel mentorluse ja kõige selle ja meie enda suureks üllatuseks meile kõik ütlesid, et kandideerige sinna, aga ega teid ilmselt ei valita, sest et sinna esiteks kandideerib mingi 2000 startup'i üle maailma ja et te olete ainult 4 kuud toimetanud, teil ei ole midagi väga ette näidata, et no kandideerige, aga meid valite sinna nädalale ja lisaks siis sellele nädalale valite meid ka täitsa sinna kiirendiprogrammi, mis oli meie jaoks väga uskumatu, et me nüüd seal oleme. Teil on väga võimas algus olnud. Mis on siis tulevikuplaanid? Mis teid ees ootab? No esimese hooga tahaks asja Eestis korralikult käima panna. Nagu sihtgrupp jätkub? Just. Aga mida siis üks tudeng peaks tegema, kui ta tahab teie saidil tööd leida? Tegelikult ei ole üldse midagi keerulist. Tuleb minna goworkabit.com lehele, siis vajutada seal registreeru nupule, täita ära seal enda nimi, email, telefoninumber ja kui on registreeritud ära sinna kasutajaks, siis tegelikult ma soovitan hästi enda profiil ka korralikult üles luua. Mida rohkem endast infot avaldada, seda suurem võimalus on tööle saada. Väga lahe, minu meelest teil on vinge ettevõtmine ja jätkake samas vaimus. Aitäh! Aitäh! Eesti Lennuakadeemia on loonud võimaluse virtuaalselt lennata. Meie Tartu korrespondent Merilin käis uurimas, mis tunne on olla üks tõeline piloot. Tartus Eesti Lennuakadeemias koolitatakse noori piloote. Eelmisest sügisest alates on siin võimalik ka tavainimestel proovida, mis tunne on ise lennuki roolis olla. Üritame lennukit raeval hoida ja... Täitsa põhja ka. Võib julgelt tõmmata nii kaua, kui enda tõusma hakkavad. Nii, väga hea. Ja nüüd lennuk tõuseb, võib teliku sisse ära tõmmata. Lennusimulaatori instruktori juhendamisel ei jää isegi päris algaja maa peale pidama. Väga hea näidata, et miks on halb, kui nina läheb stardib väga püsti. Sa võid lihtsalt tõmmata. Värski piloot avastas end äkitselt kivina maa poole kukkumas. Ohtlikus olukorras ei aidanud muu kui kiire reageerimine. Näiteks ühele poole. Näiteks siia ja hoia. 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 Seekord õnnestus tudeng TV-l virtuaalne õhusõiduk siiski edukalt maa peale tuua. Kuu lõpp on paljudele majanduslikult raske aeg, eriti vaestele tudengitele. Eksperimentaaltiim selgitas välja, mida teevad meestudengid olukorras, kui rahakotis on vaid 5 eurot, kuid ees on ootamas kohting. Käes on kuu lõpp, ilmad on krõbedad ja raha on vähe tudengil. Lähemegi uurime, mida teeb sellises situatsioonis tudeng siis, kui tal on ainult 5 eurot, kuid tal on vaja minna kohtingule. Ja ilmselgelt on soov ka teha väike kingitus, nii et vaatame, mida tudengid arvavad. Kuule, see ei ole siuke küsimus, mida 5 minutiga lahendab. Mis on kohe esimese välja teha? Mõtleks see. Super. Okei, siis tõenäoliselt kui oleks õhtu, siis vanalinna, vaateplatvormile, kaupleks ennem seda natukene lillemüüjatega, saaks sealt mingisuguse hea diili
eks ikka midagi lõbusat. Kingin ennast ja viin kuskile lõbusale jalutuskäigule vanalinnas. No, kui ma konverteerin 5 eurot tagasi kroonideks ja mõtlen selle ajale, kui mina olin tudeng 20 aastat tagasi, siis selle rahaga, mis oli üle 75 krooni, oleks toona võinud igal õhtul kohtingul käia. Nii et ma ei oska ennast tänapäeva tudengi olukorda ilmselt selles valguses mõelda. Aga 5 euroga ma arvan, et kohtingu saab ära pidada, et isegi ilma eurometa saab kohtingu ära pidada, nii et jääb kauaks meelde. Ma arvan, et ma ostaks komme. Ostaks komme, et elu oleks siuke magus. Kui ma tean, et kutil on 5 euri, siis ma ütleksin talle, et võtta jooksutassud, dressid, lähme jooksma ja selle 5 euri kuluta tagasi tulles tankurist läbi minnes vee peale. Et nii mina kui tema saaks 1,5 liitrit vett juua. 5 euro eest? Jah. Kui ta on BFM-i tudeng, siis me lähme tasuta kinni äkki ja see 5 euri pärast ostame pirukaid. Yeah, maybe go to a bar for a glass of wine, because I know that's cheap in Estonia, right? Meie tudengid on veendunud, et kohtingul piisab põhimõtteliselt ainult iseendast. Raha on boonuseks. Nädalavahetusel leidsid aset ülikoolide vahelised saalijalgpalli meistrivõistlused. Kehra spordihoones selgitati välja parimad. Eesti Akadeemilise Spordiliidu korraldatud saalijalgpalli üliõpilasmeistritiitli omaniku selgitasid seekord välja 6 erineva kõrgkooli võistkonda. A-alagrupi moodustasid Tallinna Tehnikakõrgkool, Eesti Maaülikool ja Tartu Ülikool. B-alagrupis olid vastamisi Sisekaitseakadeemia, Lennuakadeemia ja Kõrgem Sõjakool. Alagrupi võitsid ja otse poolfinaali läksid Tallinna Tehnikakõrgkool ja Sisekaitseakadeemia. Esimeses poolfinaalis võitis Tehnikakõrgkool Tartu Ülikooli tulemusega 4-0. Teise finaalkoha lunastas Maaülikool, kes võitis Siseakadeemiat napilt 2-1. Kolmanda koha mängus võtsid mõõtu Tartu Ülikool ja Sisekaitseakadeemia. Põnevas ning pingelises mängus võtsid lõpuks võidu Siseakadeemia tudengid seisuga 1-0. Finaalmängus kohtusid turniiri jooksul teist korda Maaülikool ja Tehnikakõrgkool. Kui alagrupi mäng mängiti omavahel viiki, siis finaalmängus suutis oma paremust näidata Tehnikakõrgkool ja võites kohtumise lõpuks tulemusega 1-0. Turniiri väärtuslikumaks mängijaks valiti Tartu Ülikooli mängija Rauno Tutk. Parim väravaht oli Rene Sütt Maaülikoolist ning suurim väravakütt 4 väravaga Priit Raal Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Järgmisena toimuvad Eesti üliõpilasmeistrivõistlused Sõude ergomeetril. Täpsemalt on kõik huvilised oodatud läbi eelregistreerimise 1. märtsil Narva spordikeskusesse oma võimeid näitama. Karikaturniiri 5. etapp leidis aset Paripalis. 3-liikmelised võistkonnad näitasid seekord taset piljardis ja välja valiti parim mees- ja naismängija. Kui eelmisesse aastasse jättis karikaturniir bowlingu, sulgpalli, virtuaalspordi ja pokkeri, siis uut aastat alustati piljardisõprade poolt. Paripalli piljardiklubisse kogunesid mitmed aktiivsed tudengid, kes heitlesid selleaastase parima nais- ja meespiljardimängija tiitli nimel. Võistlema pääses 30 võistkonda. 3-liikmelises tiimis oli esindatud vähemalt 1 naisterahvas. Võistlust peeti 3 päeval. Esimesed 2 olid sisustatud eelturniiridega, kus selgitati alagruppides 2 parimat edasipääsejat, kes kohtusid omavahel finaallauas. 2014. aastal sai parima naistiitli endale kehakultuuri 3. kursuse neiu Liisi Salong. Ja meestes saavutas esikoha kehakultuuri 3. kursuse tudeng Silver Lätt, kes on ühtlasi ürituse peakorraldajaks juba 3. aastat järjest. Piljardis saladus ei ole, tuleb palju mängida ja harjutada ja tuleb mängida peaga, mitte lammutada või lüüa nii täie jõuga, et see ei vii kuhugi. Järgmine karikaturniiri etapp laserlahingus toimub juba 3. ja 4. märtsil. Tänaseks kõik. Kohtumiseni juba uuel nädalal. Kohtumiseni.